Tere, head vaatajad! Mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Sel nädalal on selleks loomulikult poliitmängud. Kohalike omavalitsuste valimised on läbi, kuid põnevamad ajad on veel ees. Kes kellega ühte heidab ja kas valijate hääli on võimalik poliitiliste kokkulepetega üle mängida? Sellest räägin enda tänase esimese saatekülalisega, kelleks on Keskerakonna esimees valimistel Tallinnas mäekõrguselt enim hääli noppinud Mihhail Kõlvart. Tervist! Tere! Ma esitan teile 10 kas-küsimust ja ootan selliseid ausaid ja otsekoheseid vastuseid. Nagu poliitikutel kombeks on. Just. No valimised on läbi, nüüd võib ausalt rääkida. Kas jäite valimistel nopitud häältesaagiga rahule või lootsite võita pealinnas ainuvõimu? No tegelikult meil ei olnud sellist eesmärki puht objektiivsetel põhjustel, sest võrrelda ju tuleb sellega, kus me olime veel 1,5 aastat tagasi. Ja siis oli selline jutt või prognoos, et varsti tuleb Keskerakonna lõpp. Ehk siis võrreldes sellega loomulikult see tulemus on peaaegu maksimaalne. Kas ootus oli ka suurem? Alati ootus on suurem, aga objektiivselt ma arvan, et me saavutasime maksimumi ja tegelikult meil ei olnud isegi retoorikas sellist plaani, et see nii nimetatud absoluutne võim. Ja isegi kui oleks 40, ehk siis see nii nimetatud absoluutne võim, me igal juhul hakkaksime otsima partneri. Mis on see teie fenomen, et te nii palju hääli suudate noppida? Ma ei olegi mõelnud selle peale ausalt öeldes. Ma püüan vastata nii, et see ei oleks nagu suure paatusega nagu vastus, aga võib-olla ka sellepärast, et ma kunagi ei ole mõelnud nagu häälte arvu peale, et mul ei olnud kunagi sellist nagu konkreetset eesmärki, et nüüd, ma ei tea, 10-20 000. Pigem ma püüdsin olla inimestele nagu arusaadav ja olla nagu päris. Tundsite te, et teil ei olnud kaotada midagi, nagu te ütlesite, et Keskerakond oli mõnda aega tagasi veel sellises seisus, et oli ainult võita? Ma tundsin, et meeskond on väga motiveeritud ja ma tundsin, et meil on suur toetus, et inimesed tänavatel on seda meile väljendanud väga aktiivselt, sest meie peamine kampaania tööriist oli otsesuhtlemine, kuna me tegime ju kampaaniat peaaegu 0 eelarvega, seega see tulemus sõltus meie kandidaadide aktiivsusest ja see tagasiside inimeste poolt oli väga positiivne ja see andis energiat. Kas olite valmis selleks, et teised erakonnad seljad kokku panevad ja teid opositsiooni mängida soovivad? Ja me olime selleks valmis, tegelikult me ennustasime seda ja hoiatasime, et kui Keskerakond ei saa piisava toetuse, siis selline võimalus on täitsa olemas ja täna me näeme, et see on alternatiiv, ehk siis kas tuleb koalitsioon, kus on Keskerakond partneriga või tuleb jälle suur koalitsioon. Ütleme siinkohal vaatajatele igaks juhuks ära, et me salvestame seda saadet neljapäeval ja täna õhtul peaks Isamaa siis midagi otsustama. Kas linnavõimu juurde pääsedes jätkate eestikeelsele haridusele üleminekut või kavatsete, nagu konkurendid teid süüdistanud on, sellele plaanile kaikaid kodaratesse loopida? No tegelikult see oli ju hirmutamise taktika, sest ma arvan, et täna kõik võiksid tunnistada, et kui keegi tegi midagi sisulist selleks, et üleminek õnnestuks, see oli tegelikult Tallinnas Keskerakond. Esmakordselt meie ajal Keskerakonna abilinnapea poolt oli välja töötatud akadeemilisel tasemel sisuline programm, kus oli 12 punkti, kuidas toetada õpetajaid, kuidas toetada õpilasi, vanemaid ja selleks oli eraldatud veel meie ajal ka 10 miljonit, 9-10 miljonit. Ehk siis üks asi on loosung ja poliitikud seda kasutavad, eriti enne valimisi. Aga teine asi on sisuline töö ja ma arvan, et see ongi meie Keskerakonna omapära, et meie prioriteet on sisuline töö ja me oskame seda teha ja meil on ka vastav pädevus olemas. Ehk siis meie teame, kuidas õpilasi ja õpetajaid aidata. Selleks on vaja tohutu ressurssi. Et selleks oleks vaja
palju suurema abi riigi poolt. Aga no vähemalt me teame, kuidas seda tööd teha. Kas Vene ja Valgevene valijatelt häälte äravõtmine mõjutab Keskerakonna tulemust? Ma võib-olla tuletaks meelde, et valimisõigus oli ära võetud mitte ainult nende inimeste käest, kellel on Venemaa või Valgevene pass, vaid ka Ukraina pass ja muidu ukrainlased on siin teine vähemusrahvus. Esimene on venelased ja siis on ukrainlased, et nemad ka ei saanud osaleda kohalikel valimistel. Ja teate, päris tihti ma kohtusin tänavatel inimestega, kes tulid minu juurde ja küsisid, aga mille eest me oleme karistatud? Mul on Ukraina pass. Ma elasin siin 50 aastat. Mõlemad minu lapsed on Eesti kodanikud. Jah, minu eesti keel ei ole kõige parem, aga minu lapsed räägivad. Ma olen siin maksumaksja, see on minu kodumaa. Jah, mul on Ukraina pass. Mille eest mind karistati? Jah, loomulikult samamoodi inimesed, kellel on erinevatel põhjustel Vene pass, sealhulgas ka sellepärast, et nad ei saanud sellest loobuda, siis kui algas sõda, lihtsalt Venemaa ei lase seda teha või teeb takistusi. Ja no, pisar tuli silma, et mida ma vastan nendele inimestele, mille eest nad on karistatud, miks nad ei saa nii palju tunda, et nad on siin oodatud ja vajalikud, et kord 4 aasta jooksul annavad enda häält ja ütlevad, et jah, me soovime ka olla kaasatud, et me soovime ka tunda, et meis midagi sõltub. Sellepärast me oleme terve elu siin panustanud. Ehk siis üldkokku võttes valimise tulemused näitavad, et hääli me saime palju, vaatamata sellele, et seadus oli muudetud. Aga inimesed tunnevad, et nad on karistatud. Kas praegustel kohalike omavalitsuste koalitsiooni kõnelustel kaubeldakse Riigikogu valimiste valuutaga? Ja ma arvan, et seda tuleb tunnistada, et täna, ehk siis mitte täna, vaid juba esmaspäeval, algas Riigikogu valimiskampaania. Ja kõik erakonnad, olles läbirääkimiste laua taga, nad mõtlevad selle peale, kuidas nad saavad teha ka edukat Riigikogu kampaaniat. Kuidas üks või teine koalitsioon või kokkulepe mõjutab Riigikogu valimiste tulemusi. Ja see on tegelikult ka probleem. Ehk need mingisugused kokkulepped Riigikogu valimiste järgseks päevaks on juba täna sõlmitud? Ei, kokkulepped ei ole sõlmitud, vaid lihtsalt poliitikute peas on järgmine valimiskampaania, aga võiks olla rohkem see kohalik asi ja see kohalikud vajadused. Aga täna poliitikud väga palju mõtlevad selle peale, et kuidas üks või teine kokkulepe, üks või teine koalitsioon mõjutab Riigikogu valimiste kampaaniad. Tähendab see seda, et meil kohalike omavalitsuste valitsemiseks või juhtimiseks ei panustata piisavalt, ei pöörata piisavalt tähelepanu, vaid tahetakse ikka minna sinna mäe otsa seda suuremat see tähendab seda, et ükskõik mida otsustatakse, et alati saab olema see Riigikogu valimiste kontekst. Ehk siis, et täna kahjuks ei ole nii, et peamine prioriteet on see, mis saab selles omavalitsuses. Aga no, loomulikult, et selline suurem poliitika käib ikkagi nendes omavalitsustes, kus on ka suurem poliitiline mõju, ehk siis suuremad omavalitsused, Tartu, Tallinn, Pärnu. Väiksemates omavalitsustes, ma arvan, eelkõige lepivad omavahel kokku inimesed, sõltumata erakondadest, et seal inimesed, kui suudavad omavahel kokku leppida, siis see poliitiline taust ei ole nii oluline. Kas Tallinna Siigelkoalitsiooni moodustamise korral on tõenäoline, et see läheb taas pauguga lõhki või on suvisest fiaskost õpitud ning omad järeldused tehtud? Mis te arvate? Ma arvan, et täna tegemist on veel keerulisema koosseisuga. Ja loomulikult ma ei ole objektiivne, et ma olen väga kriitiline, aga ma arvan, et pingeid tuleb rohkem juba läbirääkimiste käigus ja suure tõenäosusega enne Riigikogu valimisi kellelgi tekib soov pauguga koalitsioonist väljuda, et saada endale rohkem punkte enne valimisi. Ehk siis Kas te usute, et see on see, mida Reformierakond suvel üritas?
No näiteks, et põhjusi võib erinevaid välja mõelda, poliitikud seda oskavad, aga eriti kui kellelgi tundub, et reiting ei kasva või langeb, jällegi samamoodi nagu Reformierakonna puhul suvel, ja siis on võimalik korraldada mingit poliitilist tsirkust või show'd, siis seda kindlasti kasutatakse ära ja ma arvan, et see soov võib üheaegselt tekkida mitte ühel partneril, vaid kahel, kui mitte kolmel partneril, sest pinge jääb niikuinii. Ehk siis ma arvan, et suure koalitsiooni puhul järgmise pooleteise aasta jooksul, ehk siis enne Riigikogu valimisi, stabiilsust linna juhtimises ei tule. Aga loomulikult mina olen kriitiline ja võib-olla ei ole piisavalt objektiivne. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski hinnangul ei oleks Isamaa valijad rahul, kui erakond otsustaks luua nelikliidu asemel koalitsiooni Keskerakonnaga. Kas Isamaa ja Keskerakonna maailmavaatelised seisukohad ning arusaamad Tallinna juhtimisest on sedavõrd põrkuvad, et sellel väitel võib olla alust? No alustame sellest, et see ei vasta tõele. Suvel uuringud olid sel teemal tehtud ja just hiljuti, vist täna ilmusid uued uuringu tulemused, mis näitavad, et tegelikult suurem osa Isamaa valijatest pooldavad koalitsiooni Isamaa Keskerakond. Ja tegelikult ka meie valijad pooldavad koalitsiooni ja ülelinnaliselt suurem osa tallinlastest pooldavad just koalitsiooni Keskerakond Isamaa, mis on ka nagu loogiline sõltumata ideoloogiast, sest inimesed soovivad stabiilsust. See 1,5 aastat korra lagedust, inimesed on lihtsalt väsinud. Et nad soovivad stabiilsust ja normaalset linna juhtimist. Ehk siis tegelikult see väide puht matemaatiliselt ei vasta tõele, kuna on tehtud vastavad uuringud. Nüüd, kui me räägime ideoloogiast, maailmavaadest, no siis ma arvan, et meil vähemalt üks ühine eesmärk võiks olla Reformierakonna vaba linnavalitsus ja tulevikus Reformierakonna vaba riigivalitsus. Naljakas, see oli see kõne, mida Maris Lauri pidas Reformierakonna valimispeal Keskerakonna kohta. Jah, aga Reformierakonnal... Ja digipõlised vastased on taas aktiveerunud. On üks suur vahe. Reformierakond on võimu juures juba mitu aastat. Riigis ja 1,5 aastat nad olid võimul ka Tallinnas. Ehk siis inimestel oli võimalik teha nagu järeldusi, mida tähendab Reformierakonna poliitika. Ja järeldused on ka tehtud Reformierakonna puhul. Valimised seda näitavad, reitingud seda näitavad, et no meil on valitsus, kelle toetus on 10%, et teistes Euroopa riikides valitsus juba ammu astuks tagasi sellise nagu reitinguga inimeste toetusega. Aga mis meil praegu juhtub? Meil on sama Reformierakonna valitsus vaatamata inimeste toetusele või vastupidised toetust ei ole. Ja seesama Reformierakond täna võib-olla pääseb ka jälle linnavalitsusse, kui tuleb see suur koalitsioon. Kas on see nöök, et selliste poliitmängudega annab teie mäekõrgust edu valimistel üle mängida? No ajaloos... Või on see lihtsalt demokraatia, et või kuidas te seda nimetate? No mina ütleks nii, et ükski süsteem ei ole ideaalne, sealhulgas ka demokraatia. Jah, inimesed tegid valiku, suurem osa või suur osa, peaaegu pool tallinlastest toetavad Keskerakonda, aga teine pool ei toeta. Ja kõik ülejäänud soovivad omavahel kokku leppida, kui see juhtub, ma ei saa öelda, et see ei ole demokraatlik. Nii et pool Tallinnast on rõõmus ja pool Tallinnast on kurb, nii ehk vahet ei ole, mis sealt tuleb. Jaa, tõenäoliselt nii on, aga lõppkokkuvõttes ju väga palju sõltub, mida see uus linnavalitsus hakkab tegema. See praegune emotsioon võrreldes sellega, mis meid ootab järgmised 4 aastat või 1,5 aastat Riigikogu valimisteni, see tuleviku perspektiiv on palju olulisem. Ja jällegi, Keskerakond on näidanud, mida tähendab meie ajal linna juhtimine ja see suur koalitsioon samamoodi Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhtimisel on näidanud. Ja inimestel oli võimalus teha nagu valik tehtud. Kas Urmas Reinsalu on teiega peale valimisi juba rääkinud ja mõtteid vahetanud? Ma ise helistasin talle
tegin ettepaneku, tegime siis seda pärast ka ametlikult, et meie jaoks seekord oli väga põhimõtteline, et me teeme enda valiku ja kõik meie käigud on ilma sellist intriigi ja varjatud mängu. Et meil ei olnud kellegiga kokkulepet enne valimisi. See jutt, et meil on EKRE-ga kokkulepe ja see oli ka osa hirmutamise taktikast, ei olnud. Seda saab tunnistada lugupeetud EKRE esimees Martin Helme, seda mina saan kinnitada, ei olnud mingit kokkulepet. Meil oli väga konkreetne plaan. Valimised, vaatame, mida arvab valija ja siis teeme ettepaneku või pakkumise. Nii see oligi. Valija tegi enda valiku ja esmaspäeval peale valimisi me siis tegime pakkumise Isamaale. Me teame seda, et teie oponendid kasutavad teie vastu tavaliselt põhiloosungina seda, et kriminaalkorras karistatud Keskerakond. Kas Keskerakonna kriminaalkaristused jäävad erakonda igavesti varjuna saatma? Mulle meeldib lugupeetud parempoolsete juhi tsitaat sel teemal. Endine peaprokurör Lavly Perling kunagi kommenteeris Keskerakonna nagu ajalugu ja ütles, et kui on keegi midagi teinud valesti, sealhulgas kui see on kuritegu, seda teevad inimesed. Mitte juriidiline isik, vaid füüsiline isik. Ja täna need inimesed, kellega olid seotud otsused, mis viisid Keskerakonda nii kaugele, et jah, olemegi karistatud, need inimesed on teistes erakondades. Ehk siis see kriitika teiste erakondade poolt võib-olla ei ole liiga siiras. Vaadake, need inimesed, kes otsustasid, kes olid laua taga, endine Keskerakonna juhtkond, nad on teistest erakondades. Just nende erakondades, kus see kriitika tihti tuleb kõige aktiivsemalt. Aga mis on oluline, et kindlasti ei oleks õige erakonna esimehena praegu öelda, et kõik on korras, kõik oli õige, et ei olnud. Jah, see on tõepoolest probleem, sealhulgas ka erakonna mainele ja meie kohustus on teha kõik selleks, et mainet puhastada. Aga see on juba tuleviku perspektiiv, aga ka oleviku reaalsus. Et ma arvan, et 2 aastat tagasi peale kongressi on erakonnas toimunud tegelikult väga palju muutusi. Rääkides erakonnast lahkujatest, siis kas opositsiooni jäämise korral on oht, et teised erakonnad nopivad teilt mõned liikmed taas üle ja on see ühe erakonna jaoks suur kaotus, kui senised tegusad liikmed üle jooksevad? Jah, kui keegi lahkub, see on probleem. Eriti kui inimene lahkub koos mandaadiga, mis tegelikult kuulub erakonnale, mitte talle, aga tavaliselt nii juhtubki. Ja lahkuvad inimesed tavaliselt siis, kui on... On teil rohkem kahju mandaadist või inimesest? Mul on kahju, et võib-olla ma ei arvanud, et just see inimene lahkub raskel ajal. Sest inimesed lahkuvad raskel ajal. Nad ei lahku siis, kui nendel on positsioon, kui erakonnal on võimalused, ressurss, lahkuvad siis, kui on erakonnal raske aeg, ehk siis teevad seda olukorda erakonnale veel raskemaks. No ja mulle tundub, et kui me räägi poliitikast või üldse mingitest väärtustest, et see nagu ei ole kõige ilusam käik ühe inimese poolt. Ja mul on kahju, et mõni inimese puhul ma seda ei ole ka oodanud, et see on võimalik. Aga ma ei tahaks täna juba kedagi süüdistada, et inimesed on teinud valiku ja valija andis ka sellele hinnangu. Kõik need, kes Keskerakonnast lahkunud, nende häälte saak on vähenenud kordades. Ehk siis valija andis, kui me räägime poliitikast, siis valija andis hinnangu. Nüüd, kas praegu see on võimalik? No, esiteks mulle tundub, et tänane fraktsioon on väga tugev. Inimesed teavad, kuidas töötada opositsioonis ja ma ei usu, et keegi täna on valmis lahkuma, sest me oleme juba kohtunud ja ma ütlesin, et jah, me peame arvestama ka sellega, et vaatamata sellele, et meil on minu arvates suurepärane tulemus, me oleme kõige populaarsem erakond Tallinnas, kõige populaarsem erakond Eestis, viimased valimised seda on näidanud, me peame olema valmis ka selleks, et me jääme opositsiooni.
iga poliitik peab selleks olema valmis. Ja see ei tähenda, et nüüd see on meie jaoks katastroof. Siis võitleme edasi. Esimene raund on kaotatud, teine raund on kaotatud, aga tuleb kolmas raund. On see selline sportlase vaim teis, mis räägib? Jah, ja mul on ka vastav kogemus. Olen kaotanud nii esimese kui ka teise raundi, aga tuleb kolmas raund. Mihhail Kõlvart, ma tänan teid selle kommentaari eest. Aitäh. Nüüd aga liigume pildiga Tallinna tänavatele, kus uurisin rahvalt, kuidas on nemad rahul seekordsete valimistulemustega. Kas jäite valimistulemustega rahule? Jaa, jäin. Ei jäänud, aga see oli eeldatav tulemuse. Ma ei vasta. Aga nii nagu valijad otsustasid, nii on ju. No ma ise ei ole Tallinnan, aga arvan, et väga vale tulemused. Miks valed? Sellepärast, et oleks pealt võitma Keskerakond. No Keskerakond tegi Tallinnas kõige parema tulemuse, aga poliitiliselt mängitakse nad võib-olla opositsiooni. Mis te sellest arvate? See on väga vale asi. Olete ise tallinnane? Ikka. No kumba te tahaksite näha linnapeana? Kas Jevgeni Ossinovskit või Mihhail Kõlvartit? Ma arvan, et võib-olla Jevgeni Ossinovski. Nii et loodate, et Isamaa otsustab nelikliidu moodustada? Ma loodan. Kõlvat nagu tegi varem rohkem. Ei oska öelda. See Ossinovski oli nii väikest aega. Kõlvartit kindlasti. Aga mis te arvate sellest, et mäekõrguselt oli Kõlvarti valimistulemus Ossinovski omast üle, aga võib-olla poliitiliselt mängitakse Keskerakond opositsiooni? No jah, nii ta võib juhtuda küll. Aga ma arvan sellest halvasti, sellistest mängudest. Sest demokraatlikult peaks ikkagi valimisvõitja tegema ju valimistulemuste järgi tulemused. Nii et usute, et nelikliit Tallinnas ei ole õige valitsemine? Loomulikult mitte. Ja mida arvate? Need reformi käpiks ja uued parempoolsed. Mida te arvate Jevgeni Ossinovskist linnapeana? Täielik null. Aga miks te arvate, et Kõlvart on parem linnapea kui Ossinovski? See on rahvas niimoodi otsustanud, tal on nii palju hääli ja nende valimistulemus oli ka ju tunduvalt parem. Tegelikult ei olnudki mitte kedagi valida. Ma küll valisin, aga tegelikult ei ole kedagi uut, ei ole valida. Kõik on samad vanad tegijad. Ja vanadele tegijatele ei tahaks häält anda? Ei tahaks jah. Miks nii? Sellepärast, et nad ei ole olnud tõhusad nagu omavalitsustes. Mida peaksid meie poliitikud tegema paremini, et te oleksite nendega rahul? Ja oma lubadusi täitma. Nüüd on mul stuudios aga Õhtulehe ajakirjanikud Marvel Riik ning Ekvard Joakit. Et rääkida valimistulemustest, natukene analüüsida, vaatame, kes olid üllatajad, kes olid suuremad võitjad ja kes suuremad kaotajad. Et vaatasime just tänavaküsitlust, kus inimesed tõepoolest ütlesid, et see valimissüsteem on meil selline natukene naljakas, et see, kui sa nopid kuskil piirkonnas, räägime siis hetkel Kõlvartist ja Tallinnast suurima häältesaagi, see ei taga sulle veel linnapea kohta. Et on see kuidagi kummaline tegelikult või siis valija ootustest üleastumine? No see on see klassikaline mõttepoliitikas, et paljuski määravad inimsuhted ja läbisaamised. Et eks siin valimisvõitluses kampaanias igaüks püüab seda tekikest nagu rohkem enda peale saada, sest mida rohkem sul on tekki, seda rohkem sul on valijaid, mandaate ja seda suurem on su jõuõlg, kui läheb nagu tõsiselt läbirääkimiseks. Aga ma saan aru, et eks ta naljakas ei ole, et kampaania ajal me kõik oleme teineteisega suuremad vaenlased ja siis, kui valimisöö on ära, siis saame siis kokku. No kui suur see Keskerakonna tekk siis on praegu? Millega kaubelda? Ma tulen selle algse küsimuse juurde tagasi, et lõpuks ju see ei ole päris üks-ühele paralleel Tallinna praeguse olukorraga, aga oletame, meil kandideerib üks erakond, mis on pikalt võimul olnud, mis ütleb, et nemad tahavad võimul olemist jätkata, et nende vastu kandideerib 4 erinevat erakonda, mille ainus nagu ühine joon on see, et nad ütlevad, et nemad erakonnaga koostööd teha ei taha, et kui see esimene saab 45 ja teised saavad kokku 55% häältest, et kas siis see esimene erakond on saanud mandaadi võimul jätkata või mitte. See on, paralleelid on siin nähtavad, eks ole.
et nüüd peavad keskerakondlased mõtlema, kuidas üks erakond ülejäänud pundist endaga kampa tõmmata, muidu vähemalt 1,5 aastat neil võimul asja ei ole Tallinnas. Kui meie eelmisel nädalal Marveliga siin jahvatasime rohkem sellest Tallinnas toimuvast, siis Egvard, sina ütlesid, et sind huvitab hoopis see, mis saab Tartus. Ja Tartus on nüüd asjad üsna paika loksunud, et kuidas sa kommenteerid neid arenguid seal? Ma ei ole kindel, et Tartus asjad nüüd lõpuni paika on loksunud, et Isamaa ja Reformierakond peavad koalitsioonikõnelusi, aga keegi ei saa aru, kes saab linnapea koha ja mida üldse Isamaa seal läbirääkimistel korraldab, et viimane kõlakas on, et Isamaa, kes on siis lubanud justkui Reformierakonnale, kes jäi valimistel teiseks, Isamaa võitis linnapea kohta, et nüüd nad on otsustanud, et nad esitavad Reformierakonnale nõudmised, see diil kehtib ainult siis, kui vange Tartusse ei tule. No esimese hooga ma saan aru, et Lukas oli justkui leppinud sellega, et temast linnapead ei saa, aga siis kuskilt tuli mingisugune noot Urmas Reinsalu käest, et kuulge, et ärge nüüd nii kergelt ka seda mängu mängige. Ma arvan, et Urmas Reinsalule tuli see veel kellegi teise käest. Aga mis teie jaoks oli nendel valimistel kõige üllatavam, et me kõik kolmekesi olime ka valimisõhtul erinevatel valimispidudel, et mis teile tundus, et kas oli nendel valimistel kuidagi teistsugust mingisugust tunnetust või mingit joont, et millised emotsioone teie korjasite sellelt õhtult? No minule jäi võib-olla kõige tugevamalt silma see, et mis toimus Reformierakonna peol, et seal ikkagi oli tunta muret. Oli tunda, et nad on tõesti vähemalt need endi sõnul siis aru saanud valija karistamisest suve ja võib-olla siis ka Toompea poliitika eest, aga nad ikkagi vaatasid ja päris pingsalt minu meelest lugesid kokku hääli, mis neil 4 aastat tagasi oli ja nüüd siis kadusid ära, et nad kirjutasid selle ikka väga selgelt parempoolsete ja sotside kasuks, et see nüüd on siis eesmärk nüüd kuidagi nagu tagasi saada, et see oli seal kõige silmatorkavam, et seal Keskerakonna peol oli väga uhke fancy koht valitud neil ja seal oli näha, et inimesed ikkagi nautisid ja ootasid erakonna esimeest Kõlvartit siis selleks võidukõneks, et seal oli tõesti kõik väga suurejooneline. No mina käisin ka seal parempoolsete juures just nimelt ja küsisin, et mis te arvate, et kas teie edu tagasid ka protestihääled ja Ilmar Raag mulle seda kinnitas, et tõenäoliselt seal suur osa neid protestihääli ka oli. Et Egvard, mis sa arvad, kas parempoolsed on tulnud selleks, et jääda või läheb nendega samamoodi nagu praegustel valimistel läks Eesti 200, kes liiga võidukad ei olnud? Parempoolsete peol nagu kõlas hästi tugevalt läbi seal kergendus, sest nemad olid ju valimiseelsetes küsitlustes kas reitingu peal või reitingu all täpselt, lõpuks nad selle reiting nii-öelda valimiskünnise peal all, lõpuks nad valimiskünnise nagu enam-vähem kindlalt ületasid, see nagu siiras kergendus, et praegu läks nii. Aga kui mingi kaugel ulatuvamaid järeldusi, ma arvan, saab tegema hakata siis, kui hakkavad saabuva 27. aasta Riigikogu valimised ja tuleb vaadata, kuidas nende reiting siis künnisega suhestub ja see on nagu nende päris nii-öelda kondiproov, et saada täiesti päris erakonnaks, et nad oleks 27 Riigikogus. See vajab, et üle Eesti on 12 valimisringkonda, nad peavad need kõik hästi ära katma ja ma usun, et seal erakonna sees nagu jõuline töö selle nimel hetkel käib. Ma ütleks, et see ei ole tegelikult isegi veel täitsa määra, kas nad Riigikokku jõuavad, et siin Vabaerakond ja Eesti 200, need on nagu neid näiteid on ka varasemast, kus ikkagi uus tulnuk on võtnud need protestihääled, uue jõu ja mis iganes siltidega endale need kohad Riigikogus ära, aga mis sealt edasi saab, see on nagu küsimus. Ja just nimelt, ja Eesti 200 oli palju tugevam start nii Tallinnas, võiks ka eeldada praeguste numbrite järgi ka vast, kindlasti Riigikogus, kus nad said praegult 15, 16, 14 mandaati, et parempooltel läheb juba praegult nagu start on nagu aeglasem. Ja nad ei pea saama 14 mandaati, aga nende jaoks nagu oluline küsimus on, et 27 pääseks Riigikokku, kui nad jäävad siis alla künnise, siis on keeruline ja kindlasti erakond peab vaatama peeglisse, et mis me nüüd edasi teeme. Aga mis olid teie jaoks need suuremad üllatused nendel valimistel? Kellegi nigel häältesaak või kellegi edu või oli seal mingisuguseid selliseid momente või oskasite te kõik juba ette näha, et mis sealt enam-vähem välja joonistub? Lõpuks sul üllatused on alati sageli isikupõhised, et mulle kohe paugust tuli meelde näiteks, kui me vaatame Reformierakonna Kristiine häältesaakis Jaanus Riibe, kellele hääled Keskerakonnas üldse ei tahtnud külge jääda. Ja kui sulle Tallinna Keskerakonnas hääled üldse külge ei jää, see on nagu enamasti halb märk. Aga ta sai 500 häält rohkem, kui sai Kristo Enn Vaga, kes on tõenäoliselt järgmine Reformierakonna peasekretär, mis on ikkagi mingi märk, et võib-olla Jaanus Riibel on ka poliitilist tulevikku ja Riigikogu esimees Lauri Usser sai Viimsis 44 häält, et
see on väga piinlik, ma ei hakka kõik oma endised kolleeg ette lugema, kes said ka sellest rohkem, aga neid on mitu ja see on nagu Riigikogu esimehel väga halb uudis. No, ministritel üldse ei läinud need valimised väga hästi, kui neid hakata nüüd eraldi vaatama, aga võib-olla positiivse üllatusena võiks välja tuua ikkagi minu poolt Jüri Ratase esinemise Lasnamäel, et see on nüüd olles endise Keskerakonna esimehena nüüd Isamaa ridades ja Isamaa ei panusta väga nagu Lasnamäele, et see Vene valija ja nende püüdmine, see on asi, millega nad ei tegele ja see, et Ratas ikkagi sai sealt mandaadi kätte ja 1700 häälte. Midagi sellist, jah. Et on täitsa nagu, ta kandis oma ära kindlasti, et mandaat sealt tuli ja rohkemat vist on palju tahta. Aga mis te arvate, kas Vene ja Valgevene valijate häältega, kui neil oleks lubatud hääletada, oleks Keskerakonnad saanud Tallinnas ainuvõimu? Tead, ma arvan, et siin on kaks erinevat lähenemist, eks selle variant A on lihtsalt see, et lisame need hääled peale ja nagu sel juhul tõenäoliselt jah, variant B on see nagu kõlab sotside ridadest hästi tugevalt läbi valimise õhtul ja ka hiljem nagu mitmed Tallinna tippsotsid on pakkunud, et nemad on jumala veendunud, et Keskerakond, kui oleks tehtud Vene kodanikelt häält äravõtmist, ei oleks tehtud kirikuseadust, oleks Keskerakond saanud alla 30 mandaadi. Ja kuna see lõpuks on ikkagi täiesti spekulatiivne, siis me ju tegelikult ei tea, kellel on õigus. No, me oleme kuulnud väga paljudelt koalitsiooni kõnelustelt praegu seda, et kauplemisel kasutatakse väga palju just nimelt seda eesolevaid Riigikogu valimisi, et üritatakse sõlmida mingisuguseid kokkuleppeid ja juba panna, ütleme siis nendele valimistele mingisugune hoog sisse ja mingisugused enda sellised soovid kuskile kaalukausile. Et kui palju te usute, et praegustel koalitsiooni kõnelustel just nimelt kaubeldakse selle valuutaga, mis Riigikogu valimistel juhtuma hakkab? No lõpuks, kui sul keegi saab ametipositsiooni praegu, siis ta on by default Riigikogu valimisteks paremas positsioonis, sest ta on pildil, ta on mingi teema eestkõneleja kuskil omavalitsuses. Aga kui me räägime kas või spetsiifiliselt Tallinna kontekstis, siis ju tegelikult on selge, et kõrvale jääb kas sotsid või Keskerakond ja lõpuks näiteks Isamaa peab otsustama, kas nad tahavad tõmmata hapniku kinni Keskerakonnal või sotsidel. Sest kui me vaatame nende erakondade nagu muud olukorda üle riigi, ega neil oma inimesi kuskile mujale väga panna ei ole, et see, kes neist Tallinnas kõrvale jääb, sellel on väga palju peamurdmist, kuhu paigutada oma erakonnale poliitiliselt olulised inimesed, kellel on vaja ametikohta, et nad viitsiks need 1,5 aastat tööd teha. Jah, et on kuulda, et poliitiku kõige suurem motivaator on kodulaen, mis vajab maksmist. Ja et ikkagi, kui sul ei ole pakkuda ja hoida inimest, et siis võib juhtuda nii, et nad lähevad erasektorisse või mujale ja siis see poliitika tegemine jääb siukseks hobi asjaks. Aga erakonnal on toimimiseks ikkagi vaja ka inimesi, kes nagu reaalselt panustavad ja näevad vaeva, olgu need arupärimised, info otsimised, seda enam, kui sa ei ole võimus opositsioonil. Et see nagu kindlasti tõmbab nende võimalusi olla infoga kursis, mis on ka üks asi, mida on nagu võimuolijate juurde toodud plussidena välja, et nad on lihtsalt kursis sellega, mis toimub või on tulemas, et seda ei maksa ka alatähtsustada. Me teame, et ennustamine on selline tänamatu kunst, aga läheme korraks natukene ajas edasi ja oletame, et Tallinnas sünnib nelikliit. Mis te arvate, kui tõenäoline on see, et see ühel hetkel ikkagi suure pauguga lõhki läheb? Et need vana vimm ei ole veel ju lahtunud. No Rein Toomlale on vist omistatud see mõte, et ükski koalitsioon ei pea seda 4 aastat, et ühte valimistsüklit vastu, et mingisuguseid lagunemisi, kas tükikesi või täiesti ümberkirjutamist juhtub, vahet pole, kellega siis Isamaa otsustab praegult minna, oleks minu pakkumine, kas nelikliit või siis 2 peale Isamaaga, et kumbal juhul ikkagi 4 aasta jooksul midagi juhtub. Minu pakkumine on, et Isamaa läheb nelikliiduga, ma arvan, et see tõenäosus võiks olla äkki üks 80-20 nelikliidu kasuks. Loogika on väga lihtne, nelikliit on ära proovitud, peaaegu samas koosseisus koalitsioon keskiga ei ole, Isamaa teab, et nelikliit neile negatiivselt ei mõju, positiivselt ka mitte, aga see säilitab status quo ja nad on Eesti populaarsem erakond praegu. Kui nad lähevad keskiga, sellel võib olla upside, sellel võib olla ka downside, me ju ei tea, mis juhtub. Reinsalu ei tea ja Reinsalu kindlasti, kuna tema ambitsioon on saada Stenbocki, siis tal ei ole mõtet riskida. Aga kui see nelikliit tuleb, siis mina võin mürki võtta, et see laguneb kohe peale 27. aasta Riigikogu valimisi ja siis keegi teeb keskiga omakorda Tallinnas koalitsiooni.
no siis oleks mugavam, aga see ikkagi, et kui nelikliit ka praegu kokku tuleb, siis jällegi tõstatub see küsimus, et keda on võimalik inimestel ära noppida omakorda Keskerakonna ridades, et ega see koalitsioon, neil on võimalus sealt ikkagi inimesi üle tuua ja arvatavasti need nimekirjad on ka tehtud ja siis jääb küsimuseks, kui tugevaks suudab Keskerakond jääda ja hoida, et on väidetud, ei ole nagu nii üksikpulgaliselt seda nimekirja läbi vaadanud, aga valitud volikokku pääsejad on ikkagi väidetavalt üsna orienteeritud Kõlvartile, et see usaldusliin ja kindlus, et kedagi sealt ära ei ole hüppamas, peaks olema hetkel üsna kõrge, aga eks aeg teeb oma töö. Ja ma lõpetuseks ikka küsin seda ka, et mida kõneleb see Isamaa kohta, et nad tihti leiavad ennast nii-öelda kaalukeelena, et kumma sellise koalitsiooniga siis minna, kas see näitab nende kahepalgelisust või näitab see seda, et nad on osavad poliitmängurid? Ei, eks ta mõneti näitab ju mõlemad, sest lõpuks, kuidas sa sellisesse olukorda satud, on see, et sina oled see, kellel nähakse võimalust, et sa võid mõlema poolega alt ära hüpata. Ei, mitte alt ära hüpata, vaid sul on võimalik mõlema poolega nagu võimuliitu teha, et mina ei ütleks, et see on otseselt kahepalgelisus, aga samas nagu seal ei pruugi sageli taga olla ka mingit otsest nagu tahtlikku väga hästi mängitud võimumängu, vaid lihtsalt valimistulemus ongi ju lõpuks selline, et see erakond, kes oma maailmavaatelt, oma ideoloogialt, oma valimislubadustelt on täpselt kahe konkureeriva poole vahepeal, tema ju peabki otsustama, kumb pool peale jääb. Ega siin midagi lisada ei ole, et nime poolest võiks ju keskel ja tasakaalustaja olla Keskerakond, aga kui see kuidagi ei toimi meil. Jah, et kui me vaatame näiteks Soome poole, siis Soomes ongi väga tavaline, et valitsuses on see, kellega parasjagu Soome Keskerakond võimuliitu teha tahab, et siis kaalukeelel muidu on sotsid ja kogumus, eks ole. Aga... Ekvard Marvel, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, tuletan veel meelde, et saade Pealkirja taga on järel vaadata Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify's. Meie kohtume teiega ka taas juba järgmisel reedel ikka Õhtulehes.